Tšau! Täna ma tahan jagada sellist harjutust, mis aitab kiiresti taas luua sügavama sideme oma partneriga. Just siis, kui on hästi kiired ajad ja tunnete, et see suhtlus on hästi selline argiaskelduste tasemel ja tahaks saada sügavamat kontakti, siis on see harjutus super minu meelest ja lisaks aitab veel endal hästi kontakti saada oma tunnete ja vajadustega. Et tunnetest ja vajadustest ja empaatilisest kuulamisest ma eelmistes videodes rääkisin. Ja tegelikult see harjutus siis paneb kõik need osad oma vahel kokku. Et kuidas see käib? Et kõigepealt siis tuleks võtta aega 4 minutit ja ideaalis siis istute vastamisi ilusti voodi peal näiteks, hoiate käest kinni, hoiate silmsidet ja võtate siis kas liivakella või stopperi ja lepite kokku, kes alustab, kumb alustab. See võiks olla siis segamatult, et lapsed samal ajal ei tule kiusama, et see 4 minutit kuidagi leida oma privaataega. Ja see, kes alustab, see alustab rääkimist, mis on tema jaoks hetkel südamel ja hinges. Ja seda just vaadata siis selle nurga alt, et mida sa tunned ja mis on sinu vajadused. Et kui sa tunned rõõmu ja elevust millegi pärast, siis jagada seda. Ja kui sa midagi kardad, on mingi hirm, siis mis hirm see on, just läbi selle vaadata siis, et mis see vajadus seal taga jällegi on, see hirmu taga. Ja oluline sellele, kes räägib, on siis silmas pidada seda, et see ei ole etteheite kõne või süükõne. Et see on just endasse vaatamise kõne, et jagada oma partneriga, kus sina hetkel oled. Ja sa võid sinna panna, eks ju, ühe rõõmsa sõnumi näiteks ja ühest küljest võib-olla siis mingi hirmu või kurbuse millegi pärast. Ükskõik, et mis sinu jaoks parasjagu on, aga ma tahan just öelda seda, et see ei pea olema ainult rõõmusõnumid või ainult kurvad või vihasõnumid, eks. Ja see inimene, kes kuulab täieliku kohaloluga ja empaatiaga ja püüab siis seda mitte võtta isiklikult. Ehk siis teine küll ei pane süüdistusi sinna sisse ideaalis. Aga see, kes kuulab, võib tunda ennast ikkagi kuidagimoodi puudutatuna. Et on oluline see, et me siin ikkagi jääme nagu neutraalseks ja täiskasvanu tasandile, suudame empaatiliselt võtta teist inimest ja julgustada teda avama, sest see on suur asi ennast avada ja rääkida näiteks oma hirmudest või mille pärast sa oled kurb ja tunda, et sind ei mõisteta selle pärast hukka, et sind aktsepteeritakse, et sa võid seda jagada. Ja kui üks on oma 2 minutit ära teinud, siis te ei kommenteeri, see on nii-öelda seal ei tule õigustusi, täpsustusi, selgitusi kumbeltki poolt. Ja siis on teine inimene jagab samamoodi. Ja see, kes ennem jagas, tema siis kuulab empaatiliselt. Ja kehtib täpselt sama reegel, et sa oled kohal 100%. Et selleks me teemegi 2 minutit, et see on enam selline aeg, et mõte ei saa väga rändama minna, et sa tõesti oled kohal, peaks jaksama olla kohal. Ja see, kes räägib, et temal on siis ka oluline, et sa paned sinna kõige olulisemad asjad, mis on sinu hingel. Proovige ja proovige kas või kõigepealt enda mõtetes, et mis asjad need on ja siis proovige partneriga ja vaadake, kuidas see sobib. Ja peale seda jagamist te võitegi lihtsalt siis natuke aega hoida seda silmsidet, hingata sügavalt sisse välja, kui seal oli midagi rasket, siis sügavalt hingata häälega välja, siis lihtsalt emmata üksteist. Ja see jääb sinna.
ja proovige teha nii ka mingi aja tagant, kas paar korda nädalas või iga nädal. Ja vaadake, mis teie jaoks muutub. Ja kui teil on peres lapsed, juba sellised võib-olla 4-5-aastased ja vanemad, et siis tegelikult võiks seda harjutust mänguliselt teha ka nendega. Et võib-olla nende puhul siis ei ole mõtet panna seda 2 minuti limiiti, vaid pigem teha neile selline õhtul lihtsalt arutada nendega, mida nad päeval tundsid ja mis on nende vajadused, et nad õpiksid saama kontakti oma tunnete ja vajadustega ja vaatama rohkem nagu selle pilguga oma elule ja päevale. Võt. Aga jagage, kuidas läheb ja kohtumiseni järgmine nädal.